See oli täpselt samamoodi, et, et Pekka läheb Tšapai juurde, et kuule, et räägi, et mis asi, mida see nüanss ikkagi tähendab, et see nüanss on selline, tema ei saa aru. Välismaa sõna. Välismaa sõna on ja siis Tšapai seletab seal, et keerab seal Pekka kohe endale nagu ette, et püksid alla ja siis sooritab selle vägivalla akti ära ja siis ütleb seal vene keeles. Pekka чувствуешь, у тебя хуй жопе, и у меня хуй жопе. Но есть нюанс. Tervist, me oleme Hutu ja Tutsi shows, meil on 18. saade, kus me traditsiooniliselt hindame, väärtustame, harime inimesi ja anname edasi genotsiidikultuuri traditsioone ja teadmisi. Mina olen Hutu, saates on eestlane Reimi. Ja täna on meil väga palju normaalseid, tavalisi teemasid, nii et midagi ei pea kartma. Ja, tere ka minu poolt. Et täna me siin mingi saates mingid sellised erilisi eksperimente käsile ei võta, aga midagi pikalt me väga teha ei saa. Et me nagu toetame oma selle saatega mingil määral saate algusega vähemalt seda meie põllumajandusministrit. Et kuna praegu on põllutööde tegemise aeg, et siis me peame ka ise kiirustama. Et minister ei kleepuks ekraani külge, tuleb, vaatab, läheb ja kõnnab edasi. Ja, et ka meie peame minema põllutöödega tegelema. Ja ma selgitan, mis on põllutööd, mis on esmajärgulised olnud Baltikumis läbi aegade. Need on sea tapmine ja sauna põletamine. Vanasõna ütleb, et küla ei lähe, kui sa sauna põlema ei pane. Jah, kui nagu see meie põllumajandusminister ütles seda, et tema teadmised olid põhja panevad selle koha pealt, et kartulid pannakse maha kevadel. Asi peab paika, siis lisaks mingid mõned täpsustused. Et need on vanarahva tarkused, et kartulid pannakse maha vana kuu põhjas, see tähendab, et ennem uue kuu loomist. See tähendab seda, et kuulsid minister, millal pannakse kartul maha? Täna meil on 28. aprill, et tegelikult oleks võinud nagu tegeleda siin viimane nädalavahetus, aga kuna siin maa oli kohati alles külmud, pole mõtet sellega tegeleda, nii et järgmine kord võib kartuleid maha panna seal kuskil mingi 24-25 mai, et see annab nagu hea tulemuse. Aga kui vana kuu põhi on külmunud, siis võib anda korraldusi rongidele, mis kiirusega kuhu sõita. Ja, et 59 minutiga sealt Tallinnast Raplas või Pärnusse. Ja. Et kui siia tehakse jälle raudtee Pärnust Tallinnasse, no see ei ole rööpaid, ei ole midagi, ainult see mulla hunnik on. Aga seda mööda vabatahtlikud võivad hakata praegu kohe Tallinna poole jalutama, sellepärast selline on ministri korraldus. Ja, et ütleme, tund aega see on liiga palju, et 59 minutit see peaks olema. Ja olgu mindud. Ja. Aga jah, mis kartulitesse muudesse siis on lihtne meeles pidada, et kõik, mis nagu kasvatab allapoole, see siis kahaneva kuuga, kõik, mis kasvatab ülespoole, see siis kasvava kuuga. Aga kuhu poole minister kasvatab? Kas tal on juured all või ei ole? No ütleks nii, et need juured on kohati ja nõrgad on. Pole nagu võimelised mingit olulist saaki nagu kasvatama. Tundub nii. Lihtsalt tuleb rohkem pingutada, kui loodus ei ole andnud neid andeid ja võimeid, siis tuleb teha rohkem tööd. Ja alati saab minister hakkama, kui ta on tragi ja tööd ei karda. Ja, siin selle kartulipaneku kohta võib rääkida paar sellist lugu ka, et kui kunagi Seto käest seal küsiti seal, et keegi seal mingi pealinnamees läks Seto juurde, et kuidas sul siis ka siin nagu see kartulisaak on? Ei ole, midagi ei ole sinna. No aga sul siis aga viljasaak, ei vili ka siin ei kasva. Aga mingid muud asjad, mingid porgandid ja kõik, ikkagi mitte midagi kasva. Kuule mees, aga kas sa midagi maha oled üldse pannud? Ei, kui maha panna, siis kasvab siin kõik. Nii see on. Et selles mõttes meie minister on ikkagi õigel teel. Õigel teel, jah. Aga ta alati manib, et tuleb maha panna. Aga siis üks mitte, et ei kasva. Aga selline kartulipanekust veel üks selline lugu, et see on siin ka juba mingi üle 20 aasta vana lugu umbes sellest ajast, et siis kui ma seal Põhja-Venemaal käisin palju
ja noh, seal üks siuke kohalik siuke nagu ment, aga kellega nagu siuke hästi hakkasin nagu läbi saama ja siis, aga see jäi pensionile parajasti ka selline, noh, nagu nad suht vara, nad jäävad seal mingi siuke 50-aastaselt, nad saavad juba kõik pensionile ja aga noh, nendel siukest sellist nagu siukest sotsiaalseid garantiisid ei ole, nii nagu praegu nagu meie, noh, sellel politseil, kes nagu pensionile jäävad, on ju. Ja siis see ment ütles, ei, no nüüd on sedasi, et võetakse see viimane leivapaluka ka käest enam, kui tee ääres ei saa enam sauaga ka vehkida ega midagi ja tuleb hakata vist kartuleid maha panema ja. Aga siis oli, mõtlesin sedasi, aga siis sa pead ju ka maa omale ette valmistama, seal künna ja kaevama selle. Ment mõtleb natuke, ütleb sedasi, ei, esimene aasta ma teen sedasi, olen kangiga augud maasse, siis topin kartulimugulad sisse. Ja siis, kui need kartulid kasvama hakkavad, noh, midagi ma ikka sügiseks saan. Aga see lööb ise selle maa lõhki, mul on järgmine aasta hoopis kergem kaevata. See on väga õige suhtumine. Ega see ei ole tegelikult üldse nagu ainult Venemaal ei harita niimoodi põldu. Tõsi küll, Vanuatul on selline, kus noh, tüübid, neil on selline põllumajandus, et nad on metsast nagu võtnud ühe puud maha. Nii. Aga see on kõik, rohkem nad midagi ei tee, puu võtavad maha, nii, siis seal kõik, mis seal kasvab ja siis tokiga lüüakse auk maa sisse, neil kangi ei ole, raud on kallis, eks ole, ja raske ka. Puuorgiga auk maa sisse, kõik, mis istutatakse sinna auku ja kõik kasvab, et selles mõttes, noh, kas ta nüüd lõhki lööb seda maad, ei tea, seal see võib-olla nii hea maa ei ole, aga kasvab küll. No ega keskajal oligi, raud oli ju kallis, aga seal ju mingi üks inimene nagu kasutas terve oma selle elu aja jooksul ära ju rauda, 1 kilo vist oli. No, hambad ise on juba seal mitu grammi. No, mingid odaotsad ja mis need kõik muud asjad olid, ega seal rauda. Sahad, labidad, kirved, noad. 10 asja on vaja teha rauast. Aga see kummist ei tee mõõka endale. Jah, aga mis me teeme siis? Hakkame saatega pihta. Hakkame saatega pihta, meil on viimased saated on kujunenud nagu see saate üheks olulisemaks osaks sissejuhatus tavaliselt. Jah, seekord me oleme suutnud ennast ületada ja... Ei, sissejuhatuse juurde me praegu lähme. Mis see siis praegu oli? Et no sissejuhatus on selline väike kokkuvõte nagu, no see oli lihtsalt toetusavaldus oli meie põllumajandusministrile, mis see praegu oli. Aga nüüd lähme siis edasi, et no, sissejuhatusega ja siin on meil alati sellised väiksed nagu sellised uudisnupud, mis nagu on välja saanud noppida ja siis noh, nende põhjal lähme edasi. Siin oli, noh, ütleme mitmed uudisnupud olid ju see, et nii, et Päästeamet ei ole saanud Muuga Aedlinna ettevõtja tõttu sireeni paigaldada. Siis on veel, et Eestis hakatakse suvel testima uut taskusireeni tehnoloogiat. Ja siis on sedasi, et nüüd 14 mai, et siis see on siis ilmselt selle suurõppuse, mis seal tulemas on, see siil või see mingi see lõppakord, et siis juba käib, ma ütlen sulle, juba käib. Siil käib juba, jah. Et kõik need sireenid, mis on üle Eesti igal poole paigaldatud, et siis need pannakse korraga huugama kandma. On küll õige. Pange omal kell ka helisema, kui see aeg on teada, et nüüd on see siil lõpeb, on ju, kell helisema. Ja, siis võib akna peale ka kuhugi ronida ja mingi teloga heliseva teloga niimoodi heliseva teloga võib selle lihtsalt paned taskulambi seal põlema, võid vehkida seal meie selle olümpiakomitee selle presidendi tervituseks samamoodi. Nagu. Võib-olla vehib vastu ka, ma ei tea seda. Kindlasti, jah, see on niisugune sireeni teema, aga siis on järgmine huvitav teema, see on niisugune tõsisem teema. Et see Suurbritannia peaminister Keir Starmer ei usu enam, et transnaised on naised. No miks ta siis enam ei usu, siiamaani uskus, kõik oli hästi, mehed on naised, kõik on õnnelikud, mehed saavad käia naiste peldikus, seal möllata, kõik ilus. Ja nüüd siis selline, noh, ütleme kannapööre, kus on progress. Nüüd, mis siis on katoliiklaseks, on kõik hakanud või mingiteks loodusteadlasteks, et enne oli 10 suguseid, igasuguseid transseksuaale, perverte, kõik oli okei. Mis juhtus Inglismaal? Kas keegi kukkus pea peale? Ainukene, mida mina siin taga võin näha, on see, et see on mingi selle inglaste seda suursovinismiga šotlaste vastu. Kiusavad taga, väike rahvast. No seal ei saa ju aru, tänava peal käid ringi, sa ei saa aru, kes on nüüd naine, kes on transnaine, kõigil seelikud seljas, vaata keeruline nuputada. Ja. Et see kohta asi, ma saan aru, mis Inglismaal päädis sellega, et naised tunnistati naisteks ja mehed meesteks. Hakkas Šotimaalt. Šoti naised hakkasid vinguma, et mingid mehed, eks ole, on endale seelikud selga ajanud ja käivad närvidele kohutavalt, ahistavad naiste õigusi. Noh, spordis peksavad nagu pealuu sisse, kõike seda progressi asja teevad.
Ja näed, kuidas asi pööras, läks kohtusse ja ülemkohus otsustas, et mees ei olegi naine. No, ja, aga seal on... Kus on sellist asja enne nähtud? Ja, seal on tegelikult Šotimaal on suht lihtne kindlaks teha sedasi, et kes on nagu transnaine ja kes on tavaline naine. Et see on väga lihtne. Transnaistel on pihkemad seelikud. Või lühemad. Või lühemad. Lühemad on väga inetus asi. Ongi inetu. Aga see ei ole ilu asi, see on uhkuse asi. Ikka see, et kui sa nagu midagi tahad seal varjata, nagu siis peab pikemad seelikud olema. No kõik ei taha õnneks varjata midagi. Õnneks või kahjuks. Aus asi on see transuvärk. Tegemist on mingi selle inglise suuršovinistiga veel ilmselgelt. Jah, vaesed šotlased, eriti naised ja transnaised, kes peavad neid ikka lägama, nagu oleks keskaeg. Ja, aga siis... Ma üldse imestaks, kui algab samasugune terror, nagu Iirimaal oli kunagi, kus IRA pidas sellist sõda, et nagu lust oli vaadata, ma arvan, et šotlased tõusevad üles oma transseksuaalsete õiguste kaitseks ja tapavad neid britte seal maha 10 000 kaupa. Et see saab lõbus madin olema. Et ei sunni nendele, et nagu transnaistel ei sunni pükse jalga panema. Ei, sellist jõudu Ühendkuningriigis ei ole. Kui Šoti transud tahavad ikkagi nagu naised olla, siis nad ka on. Šoti maastub ka sealt Ühendkuningriigist välja, et see teeb mingi referendumi. Rob Roy jälgedes edasi. Rob Roy jälgedes, täpselt. Kes need on, McDonaldsid kõik ja McGregorid. Seal on neid viskisorte veel. Ja. No siis on, ütleme, kui nüüd edasi minna siit. Ütleme, et näed isegi, et kui kohus teeb nagu sellise ootamatu otsuse, lähtub loodusteadusest ja tervest mõistusest, võib sellest ikkagi kasu tõusta ja võib puhkeda seni nägematu genotsiid Šotimaal. Ja seekord põhjendatud genotsiid. Ütleme, kuidas nad nimetavad neid õigeid asju. Positiivne, nagu on positiivne diskrimineerimine, kui valgeid taga kiusas. Sa ütlesid, on ka valged. Järelikult nende nottimine on positiivne genotsiid. Ja kui iirlasi taga kiusatakse, siis on nende punapede taga kiusamine. See on ka ikkagi õige asi. Ei, muidugi. Nii et selles mõttes näeme, et kultuuritraditsioonid on nagu visad katkema ja teine kord võib sündida genotsiid täitsa nalja asjast. Ja. Nii. Aga lähme nüüd teiste asjadega jälle edasi siin, et kuidas mingi sellele, mis seal, ütleme siin, häbistavale sellele Valge Maja ovaalsaalis toimunulega, et kus selle Kasari režiimiga seda presidenti seal häbistati. Et siis ütleme seal, nüüd ta on ootamatult tunnistanud, et ikkagi see Ukraina on selle USA poolt välja pakutud maavarade lepinguga nagu nõus. See on juba mitu korda alla kirjutatud, kas siis enne kirjutas alla, et ei olnud nõus või ei olnud see allkiri ei tulnud välja, ei oska nii hästi kirjutada, eks selle lepintule kirjutatakse alla, vaataks seal mingi Ivanov on alla kirjutanud, mis jama see nüüd on, kutsuge see ukrainlane siia tagasi, mis jama toimub. Ja andke andeks, õige küll ja oi, mis ma oleks pidanud siis kirjutama. Bideni pliiatsiga oli, võlupliiatsiga oli alla kirjutatud äkki. No ma ütlen, see on, kui ei ole tehnika ja teadusele arenenud. Ameerikas on see, et sa võid panna debiiliku presidendiks. Masin ise kirjutab alla, kõik ilusti loetav, kaunis käekirjas, meeldib kogu maailma. Aga need Ukraina, eks ole, nii suur liitlane, aga ei ole antud seda õiget masinat. See on küll viga. Need peaks olema, tegelikult võib-olla ei olegi kallist masinat vaja, tegelikult saab printeriga ka teha. Täitsa tavaline printer, tindiprinter, sest tavaliselt allkiri peaks olema sinisega, mustaga siis tundub, et on koopia, aga kui sinisega printib, siis tundub, et on nagu täitsa käsitsi kirjutatud. Kindlasti oli seal sedasi, et küsimus oli mingites nüanssides, et enne nagu polnud nagu täpselt seal mingid asjad nagu kooskõlastatud, et siis nüüd leiti ikkagi, et kuidas selline riik, mis ei suuda isegi allkiri anda paberi 3 korda, minu meelest on juba üritatud alla kirjutada, ei õnnestu. Kuidas sa tibladega hakkama saad rindel, kui sa ei saa oma pookstaave alla kirjutatud paberile? Mul tekivad kahtlused praegu. See võib-olla ei ole, et see riik ei ole haldussuutlik.
No jääb, ütleme nüansid, et kellele mis meeldib, kellele ei meeldi, on ju, nagu see nüanssidega oli ju kunagi see. Maavaradel ei meeldi, kui neid välja kaevatakse, see on kindel. Nemad tahavad seal rahulikult oma all oma asja teha. Et mis nüansid nendele Ukraina, nendele oligarhidele meeldivad, mis ei meeldi, mis jälle ei meeldi nendele Ameerika oligarhidele. Nagu ma arvan, nende kohalike oligarhide käest võib-olla ei küsitegi kõiki asju. Vaata, ega kas sa oled nüüd Ukraina oligarh või Eesti oligarh, sa pead leppima oma kurva saatusega, et sinust on kõrgemad võimud, targemad ja tugevamad ja lihtsalt võtavad sult ära maavarad. Need Ameerika oligarhid, et need teevad nendele Ukraina oligarhidele, see on lihtsalt selgeks. See ongi see, et see oli sinu maavara, nüüd on minu maavara, kirjuta alla. Ja paber on siin, et pastakas, kirjuta alla. Nii. Ja see on nüüd, vaata, see on kirjutama. See on nüüd nuanss. Ja see on täpselt nagu oli kunagi oli see Pekka ja Tšapai oli anekdoot ju sedasi, et see nüansist ju. Ja see oli ju täpselt samamoodi, et Pekka läheb Tšapai juurde, et kuule, et räägi, et mis asi, mida see nüanss ikkagi tähendab, et see nüanss on selline, et tema ei saa aru. Välismaa sõna. Välismaa sõna on ja siis Tšapai seletab seal, et keerab seal Pekka kohe endale nagu ette, et püksid alla ja siis sooritab selle vägivalla akti ära ja siis ütleb seal vene keeles. Pekka kadi. Чувствуешь, у тебя хуй жопе, и у меня хуй жопе. No есть нюанс. See tuleks ilmselt noorematele tõlkida, aga võtta ei ole ilus tõlkida. Ei ole nagu kõige sellisem traditsioonilisem jutt. Niisugune natuke progressiivne liiga, et selles mõttes lapsed te peate ise tööd tegema sõnaraamatuga, et ei saa aidata ega ei saa tõlkida. Täpselt, et nüüd ongi sedasi. Õppige võõrkeeli, muidu naljast aru ei saa. Ja see ongi täpselt, mida need USA oligarhid praegu Ukraina oligarhidele teevad. Jah, nüanssi teevad. Ovaalkabinetis on ennegi nüanssi tehtud, ega see ongi siukene koht, nagu väike vihje, lähme sinna ovaalkabineti poole ja teeme nüanssi ära. Olge aga lahkesti. Jah, siis me võtame veel, et siin, ütleme, selliseid huvitavaid teemasid, mis meil on sissejuhatusse veel. Huvitav, kuidas selle Ukraina rahuprotsessiga on? Eesti lehed kirjutavad kogu aeg sellest rahust ja Trump nagu muud midagi ei teeks kui seda rahu, aga seda rahu nagu ikkagi ei ole, vist ikka madin käib. Trump ütles sedasi, et tema loodab rahulepet juba sel nädalal, aga see oli eelmine nädal. Ükskord ta lootis ka seda varem ja siis veel varem ja kogu aeg on see nagu rahuvärk käinud. Aga mille taga see on, et üks maailma suur võim tahab rahu ja mingisugused garantsid 2 tükki seal, kaks konna põhimõtteliselt seal hüppavad. Sa mõtled ühte mõtled seda, ütleme seda Kasaarist kõdi presidenti ja teist mõtled seda. Ma ei mõtle isegi presidenti, ma usun, et seal on ju veel tüüpe, eks ole, et neil on oma seal mingisugused nõunikud ja kantslerid ja asekantslerid. Siin oli alles see lugu oli ja seal vaata selle paavstiga ära saatmisel oli ju see, et tegelikult sinna, kus see Trump ja siis Zelenski kohtusid seal ju mingi ajasid seal mingi juttu oma vahele. Jah. Tegelikult tahtis see Kalja Kukk ka sinna sekkuda ju. No ta on ju põhitegija Euroopas. See tool lükati seina äärde, et seda meest sinna sellesse vestlusse ei kutsuda. Aga ta hakkas ju käsi ajama, kui seal ovaalkabinetis või kuskil seal kandis kohe nagu käsi põlve peale muudima. Vaata veel oleks ulatanud kaugemale, aga käsi ulatanud, ainult põlveni ulatus. Mis seal oleks võinud kõik juhtuda, et selles mõttes mina Kalasekule pange see prantslase teise seina äärde, et siin ei ole tema koht. Karis näiteks pandi ilusasti sinna kõrvale, eks ole, Eesti president istus tähestiku järgi ilusti täpselt Ameerika presidendi kõrval, nagu on kuskil ei aetud teda. Viisakas inimene, hoiab käed rusikas ja taskus. Või paneb õlma vahele seda. Teab, kuidas, kus käe koht on. Muidu tuleb jälle pahandus. Jah, täpselt on ju, et pärast saab noomida kuskil. Aga et eks ma arvan, et seal prantslastel on ka ju Ukrainas ju omad huvid ju, et nii kaua kui seal ju ukrainlased, ütleme seal venelastega sõdivad, et nii kaua saavad prantslased veel ju sealt Aafrikast uraani ju. Ega nad päris igalt poolt vist enam ei saa ka. Mõni asi on käest ära läinud juba, et need asumaadega on asi nutune. Aga nii kaua veel kuskilt saavad. See ei ole Prigozhinit ka abis ja eestlasi, muidu seal ikka Malis püsis ikka see režiim ju Prigozhin ja Eesti püssitähekide peal, aga midagi läks halvasti seal. Mida, kas see raha otsa või?
Noh, mingi teema seal oli, jah. Aga noh, loodame, et ikkagi nad millalgi see ikkagi lähiajal see rahu ka nagu sõlmitakse, et see tapmine peab ära lõppema. Lihtsalt mehed saavad otsa, ma arvan, see, kellel on vähem mehi, sellel saavad mehed otsa, siis tapetakse naised, lapsed ja raugad ära ja võib-olla saadakse veel koerad rindale ja kassid, see on kõik. Noh, robotid juba tegutsevad. No ja aga need robotid seal, Eesti pidi ka tegema roboteid ja andma, aga midagi ei tulnud välja, keegi taht neid roboteid. Ma arvan, et need on sellepärast sitad robotid. Jah, aga loodame ikkagi rahule, kuna me oleme ikkagi mõlemad nagu siin nagu patsifistid. Ütleme nii, et igal asjal on oma algus ja lõpp, nii ka genotsiidil, et kui ikkagi ei ole enam kedagi tappa, tuleb tunnistada tõsiasja, et genotsiid on lõppenud tehnilistel põhjustel. Ja tundub, et see aeg, kus mehed saavad otsa, on lähedal. See on lähedal, jah. Nii et see rahu, kui keegi seda ei tee, see rahu tekib ise enesest. Et selles mõttes võikski nagu Trump minna puhkusele. Poisid, olen puhkusele, kui tagasi tulen, siis on ilmselt juba rahu majas. Ja. Aga noh, lähme nüüd edasi selle sissejuhatusega. Sissejuhatus on meil viimasel ajal väga pikaks nagu läinud, aga siis on. Üks selline hea uudis ongi ookeani tagant on see, et kõikidele nendele USA-ga alkohoolikutele, et USA-s said seamaksa siirdamiskatsed rohelise tule. Et nad siis hakkavad, nagu siga on inimesele suht lähedane. Joodikule, ütleme joodikule on küllalt lähedane bioloogiliselt lähedane. See võetakse seamaksa, pannakse joodikule umbes nii või? Umbes nii, jah. Nad vist kunagi tegid ju inimesele, panid sea südame ka, et ta on enam-vähem nagu, ma ei tea, kõrvale nad ära ei võtnud seda vana südame. Ja, ta oli nagu ajutiselt. Kuidagi seal, midagi ta põksus ka. Miks siis see maks ei peaks põksu? Ajutiselt, mis seal joodikul valid on, oma maks on otsa saanud. Seamaks on ta, mis ta on, mingi maks ta ikka on. Et mingi aja saab ikka edasi. Ja ega siga pole oma maksa ju auklikuks joonud. Tavalisele seal ei anta õlutega. Ega sakku ummisel midagi. Käärime läinud mingi viljajäätmeid, teine kord antakse selle. Sellena nad saavad hakkama. Pool medant kartuleid ja. Selles mõttes väga hea. Seamaks ikkagi sobib. Nii et need on head tervis. See oli siis siiamaani oli seadusega keelatud joodikule seamaksa panemine või? Tuleb nii välja. Joomine on lubatud, aga maksa panemine on keelatud, see on ebaõiglane muidugi. Lubavad juua, lubagu ka seamaksa panna. Sul on õigustatud, ma tahtsin 700 aastat järjest juua, on maks ei pidanud vastu. Ja aga ütleme, Eesti tervishoiust on samamoodi, et on ju sellised uudiseid ju tulemas, et meie uus terviseminister või Karmen Joller, et tema on öelnud, et tervishoius ei saa lähtuda ainult patsiendi rahulolust. Ja muidugi ei saa. Ega siiamaani ju ka ei ole lähtutud. Kes patsienti ei taha süsti, valus, vasti, ikka torgivad. Vereproovi võetakse. Ei ole ükski normaalne patsient nõus sellega, et jälle löövad mingi orgi sisse, kisuvad seal, songerdavad sees. Jube värk, mis arsti juures toimub. Selles mõttes ütleme, et Joller siiski ei ole avastanud Ameerikat, et see avastati tegelikult enne, et patsientidele käru keeramine on ikkagi olnud pigem reegel. Ja kõik need ebamõistlikud pikad ravijärjekorrad ja kõik seal, mis seal on. Muidu ei kannata ju inimene piisavalt. Mõtle läheb arsti juurde, arst vaatab, see on vigane, siit sätime need, paneme talle süstid, tabletid peale, varsti on terve. Aga ütleme, patsiendi rahulolust ei saa, aga tuleb vaadata, et süsteem üleüldse püsima jääks. Kõige lihtsam on see, oletame, et täna läheb mingi seal... Peas, et minister rahul on. Et inimene on seal jõudnud, ütleme, selle kõik nagu välja kannatada, kõik need ravijärjekorrad. Tugevamad võivad ellu jääda. Ja pool aastat on välja kannatanud, siis jõuab sinna oma eriarsti juurde välja. Pool aastat piinasite, ma olen ikka elus, mis te nüüd teete? Ja eriarst siis kui vaatab... Siis lüüakse nuga sisse, ongi. Ei ole, lihtsam. Ta vaatab seal sedasi, kui vaest patsienti, kuulge, nalja teete, kus te ennem olite. Nüüd on ainukene asi on see, et mina teid enam kui aidata ei saa, et ainuke asi, mis on, et ma saan teile selle eutanaasia süstiga määrata. See on ju... et te olete niigi palju kannatanud, et te rohkem piinlema ei peaks. Aga eutanaasia on ju, ütleme, üks genotsiidi, ütleme, moodsa genotsiidi põhiline ilmnemisvorm. Ega see ei ole niisama, see on inimeste tapmiseks, aga selleks, et inimene ise rahul oleks tapmisega, tuleb teda piinata enne, lasta tal valuleda seal järjekorras pool aastat. Võib-olla öelda, et tulge,
siin on natuke saab veel sättida, aga tulge poole aasta pärast. Siis tuleb poole aasta pärast, nüüd küll enam midagi sättida ei saa. Ja siis inimene võtabki seda eutanaasiat kui nagu sellist kergendust. Sellepärast tõesti on raske. Ja siis ongi, oletame, et eriarst ütleb selle, et vaadake, et täna on esmaspäev, aga vaata neljapäevaks ma saan selle juba eutanaasia süsti teile ja selle ajame ära. On käinud paar päeva kannatada. Veel kannatada, kõik siis on korras. Muidu ma ei tea, võib-olla 10 aastat kannataks. Jah. Kuigi paljud inimesed, ütleme, nad said kindlasti oma kannatused, ka nendest, ütleme, nendest vaktsiinisüstidest, kannatused seal mitu aastat said. Aga ma ütlen, kui tulevad uued süstid, tõmbavad need ka endale õlga, nii et nahiseb. Ja võib-olla saab siis kannatustest lahti, alati peab proovima, kui mingi tuvaline uus aine, mida sisse süstitakse, alati katseta enda peal. Kus sa muidu teada saad, on ta hea või paha asi? Kui leht kirjutab ka, et on hea, ikka tuleb proovida. Et selles mõttes on vaja proovida. Ja samal ajal on võtta see, et üks asi, mis seal ka veel nagu äärmiselt oluline, et see Joller seda mainib, et nagu see inimeste konfidentsiaalsus ikkagi, et keda sa, et see kuidagi riivatud ei saaks. Et toome lihtsalt sellise näite, et seal, oletame, et seal on mingi arstikabineti ukse taga, mingi nagu järjekord. Ja seal on kaamera, mis näitab, kuidas keegi kannatab. Kuidas keegi kannatab, aga siis on see, et varst ütleb siis sellele õele, et kuule, et mine kutsu nüüd, ütleme, see mees sealt sisse. Kutsu see lollakas sisse. Iga poole aasta tagant käib siin oma kuredi. Sa ei tohi teda nimepidi ei tohi kutsuda. Siis arst või see õde. Ei, sina seal. Ei, mitte see. Sa oled targa näoga, see teine. See seal. Et kuule, et sina, et kuule, hei mees, kuule, sina seal, et sina, ei. Kuule, sina, see mees, vaata see tripperiga mees, tule nüüd sisse. Ja siis minema seda tule poole aasta pärast tagasi. Me praegu ikka midagi teha ei saa, meil siin haige kassaga on nagu on ja nii, et tore, et läbi astusid, aga tule poole aasta pärast jälle. Tule poole aasta pärast, ilmselt saame selle eutanaasia kiirkorras kohe. Ei, eutanaasia asi kindlasti edeneb ja väga hästi edeneb. Austraalias, mitte Austraalias, Kanadas on hästi moodne. Seal on ükskõik, mis mure sul on, eutanaasia plaksti. Et 5% juba surmadest on eutanaasia. Mõtle, lühikese ajaga. Ei olnud eutanaasiat ja nüüd on juba 5% eutaniseeritakse ära, elu nii halvaks läinud. Inimesed kannatavad, enam välja ei kannata. Tehke ära ükskõik, mis enam ei jõua. Mis naasia teil oli? Tehke jah see sama mulle või pole vahet. Ja. Ja siis on sedasi, et teeme nüüd täna selle sissejuhatusega teeme lühidalt, aga sissejuhatuse see viimane lõik on see, et meie rahandusminister Jürgen Ligi andis ERR-ile sellise põhjaliku intervjuu. Suur inimene, olgu Allah talle armuline. Olgu armuline. Vähe on niisuguseid rahandusministreid maailmas. Ja siis ERR-ist ma siis printisin välja sellise lühikese kokkuvõtte, mis on ainult 2,5 lehekülge. Millegi pärast trükkis siia mingi Lavly Perlingu pildi kaasa sealt, aga ma ei tea, miks see nii on. Nii on veel ilusam. Ja. Lavly Perling on öelnud, tühinormide rägastik vajab tõsist raiet. Ükskõik, mis ta siis ka ei ole. No, absoluutselt, sellega tuleb ainult nõus olla. Kui juba Perling on öelnud, et läheb raiumiseks, mina olen käsi. Mina olen käsi. Siin raiume nii, et mingit halastust ei ole. Et selles mõttes jah, uusi tuulipoliitikas on alati tarvis, eriti kui on vaja raiuda. Jah, nagu meil praegu on. Stagnandid ju, need ei raiume, sest ei tea midagi seal. Sotsialistid, need on ju omal ajal, muud ei oldki üks raiumine käis, aga nüüd vahivad tühja pilgu ja lolli. Meil on see uus parempoolne valitsus, see vajab veelgi rohkem parempoolset tuge. Kõik maha võtta. Veelgi rohkem parempoolset tuge vajab. Nii et Perlingu peal on praegu kogu lootus. Jah, aga räägime nüüd Jürgen Ligist, et sedasi, et nii. No Jürgen Ligi, mis ta on siis öelnud, et tema ülesandeks on inimesi rahustada. No jah. Kui me siin hakkame seda, tema see intervjuud vaatama, siis ta ongi kõik seda öelnud, et peakski rahulikuks muutuma. Aga kas tema ütles ka, et inimesed on lollid? Või kes see ütles, üks suur riigipea ütles? Tema ikka ütleb seal sedasi, kõigile ikka otse välja, et ärgu kaagutagu. No aga mis nad kaagutavad siis? Ja ärgu virisegu ka. Jah. Ei ole mõtet vaeseks vinguda ennast. Täpselt. Kui rahandusminister ütleb, et sa oled ennast vaeseks vingud, ma ei tea, kas ta on öelnud, aga ta võiks ju öelda, sest see on tõde. Ongi tema on öelnud, et see vaeseks vingumine, see on kole asi, et
seal võib-olla ka on ainult, vaestele võiks ka olla eutanaasia. Ahah, tahate siin toetust saada, raha praegu ei ole, raha eest ostsime mürsu, andsime sõbrale Ukrainas, tal oli mürsku vaja. Me siin vaatame ka, et siin neid andmeid seal sa oled juba mitu aastat virelenud tegelikult. Jah, et sa vist kunagi sinusugust tööle küll ei võeta enam kuskile ja raha lihtsalt ei ole. Kas keegi on andnud raha, ei ole, selge, väga raske ja teeme ära. Suts ja valmis. Jah, aga... Ja see on odavam, see on ju tegelikult ka loodusele väga hea, mõte, mingi inimene elab, eks ole, peeretab, sööb, ma ei tea, mis vaesed söövad, makarone näiteks. Kartuleid, makarone, leiba võib-olla isegi pidupäevadel. Ega kartulid ju kunagi siia maile ju toodigi tegelikult tõid ju Peeter Esimene ju muideks. Ja see oligi mõeldud ju nendeks, ütleme selle pärisorjade toitmiseks ju. Et et mis seal on, et seedimise panevad küll umbe ja mingi sükene... No ikka on hea. Aga ikka on hea, jah. See on, kartul on ka parem kui mitte tekitab täiskõu tunnet, kui ma korralikult söönud on. Olgugi, et see mingi ajutegevusele mõjub halvasti. Palju siis seda aju vaja on. Telekat saab vaadata ilma ajuta. Jah, aga Jürgen Ligi ongi nüüd võtnud enda südame asjaks selle, et tema tahab riigi aparaadile palgatõusu. Õige. Riik on ju meeletult pingutanud. Ja siin see... Ütleme, ma esimene kohe see kõige olulisem põhjus, miks seda vajalik on, et ametnike väärtustamine aitaks tema sõnul kindlustada ka demokraatiat. Aga ametnikud ongi ju demokraatia. Kui sa ametnikule annad raha, sa kindlustad demokraatiat. Lihtne ongi. Jah. Ega siis ei ole nüüd niimoodi, et on mingi suvaline mats tänaval on demokraatia või mingi tööline või kalur või... Ametnikul on perekond, tal on lähedused, tal on kõik sugulased tuttavad. Teist on sugulased on ka ametnikud. Sealt see demokraatia tuleb, aga mis töölise sugulased on teised töölised. See on demokraatia alustala ju kõik. Seal pole mingit demokraatiat. Mine tehasesse vaata demokraatiat. Ma siin tsiteerin Jürgen Ligi väljaütlemist. See ei ole jätkusuutlik, kui me ütleme, et 4 aastat ei kasva riigi palgalistel palk. Ja asi ei ole ainult õpetajates, keda me kindlasti esimesel nimetaks arstides, kes saavad muudel alustel oma palgatõusu või politseinikes, vaid ikkagi riigi aparaadis. Just nimelt. Ega arst ei ole demokraatia, ega politseinik. Võiks nad öelda, et nad on isegi nagu koormaks demokraatiale, aga just näiteks ministeeriumi ametnikud. Ja muud väga tähtsad ametiasutused. Veel väga oluline siin on. Riigi ametnike ministeeriumides ja muudes asutustes on umbes 3000, kes tegelikult hoiavad seda riigi kvaliteeti üleval. See ongi, see kvaliteet ongi demokraatia. Jah, et missugused lambad valitakse lõpuks Riigikokku ja pannakse valitsusse. Ministeeriumist tuleb kõik see õudus. Poleks ministeeriumi inimesed elaks normaalselt. Võib-olla isegi mehed abielluksid naistega võiks juhtuda, aga praegu, eks ole, vaata, mis teevad. Ja siin ongi, et demokraatia on äärmiselt habras, et kui me ei hoia ja ei toida tema kaitsemehhanismi, sealhulgas ametnikkonda, kohut, ajakirjandust. Ajakirjandus. Ja kohus. Kas ta peab need ajakirjanikega riigiametnik, eks või? No vaata, kuskilt peab see raha tulema, varem oli see USAID ju. Ajakirjanikele pappi anda. Need said päris palju ju said ju, sealt tulid need vahendid sealt, nüüd tuleb kuskilt majalt peab. Britid annavad ka ikka, ei saa kurta, et nad üldse ei anna seal. No ilmselt see USAID-i osa oli ikkagi... See oli ilmselt, see Britid on äsjake, ütleme, känguv impeerium, et seal seda raha oli nagu, ta oli, aga oleks võinud ikka palju rohkem olla. Oled harjunud niimoodi, et on laialt käes, nüüd hakkab närvutama. Ülepäevased kartuleid, see ei ole ka mingi ajakirjandus. Nii, siin on, ütleme, siin ongi üks selline olulise asjana ta nimetabki ära sedasi, et selle nagu USA teema, et mul on kasvav mure, et kui stabiilne see riik ja vaba ühiskond üldiselt on, kui me näeme selliseid asju, mida USAs tehakse, kõike sõltumatult rünnatakse. Teslasid põletatakse. Suvaotsused, mida võetakse, kehtestatakse, muudetakse ära, on kohus surve all, on keskpank surve all, on teadus, haridus, ajakirjandus, kõik on surve all. Ligi leidis siiski, et nii see USAs ei jää. Tema sõnul näitab see, kui haavatav on liberaalne demokraatia. Just, liberaalne demokraatia peabki olema haavatav, sest see liberaalne demokraatia on pask. Aga õige demokraatia, päris demokraatia, sellele me maksame peale, nii et heliseb. Ei jutt hea, ministril täitsa rahandusministri vääriline. Üks asi... hea, kui on rohud võetud, kohe tuleb selget juttu. Üks asi, mis veel tema sellest väljaütlemist ära mainib, on see, et Ligi sõnul on Donald Trumpi tollipoliitika ebateaduslik. Ebateaduslik.
No, eks majandusteadus oli ka vanasti teadus. Marx oli ju tuntud majandusteadlane. No selle tollipoliitika juurde, selle juurde tuleme veel tänases saates tagasi. No kas ta kuidagi nagu seletab ka oma mõttekäiku, et miks see siis nagu ebateaduslik on või milline see teaduslik oleks? Ma loen siit see lõigu, mis ta välja öelnud on, mis ta on öelnud. Siin on element juhul, kui oleks nii suurt majandusstruktuuride erinevust, jõukust erinevust riikide vahel, siis võiks seda kaudu tasakaalustada kaubandusbilanssi ja ka eelarvet täita. Aga seda, et USA majandus saab endale tagasi selle vaesema majandusstruktuuri, mis ta on praegu delegeerinud kuhugi Aasiasse, seda ei taha ameeriklased, selleks ei ole ameeriklased ka enam loodud. Nagu hiinlaste naljavideod näitavad, ameeriklased on selleks liiga paksuks ja mugavaks söönud ja nad ei hakka enam seal õmblusmasinate taga õmblema piltlikult öeldes. Nii et enam seal mingid, keegi seal mingid tossusid ja mingid T-särke ja neid asju enam seal Ameerikas tootma ei hakka. Tegelikult võiks nagu härra rahandusministrile nagu rääkida, et tegelikult aeg on edasi läinud, on leiutatud robotid ja paks ameeriklane ei õmble, vaid sööb purksi ja robot õmbleb kokku. Jah. Just ega seal robotid niikuinii juba töötavad, ka mitte ainult Ameerikas, igal pool maailmas, et nad on vist ei ole veel nagu väga palju odavamad kui töölised, odavad töölised, kuskil samas suurusjärgus. No samas töölistega on kogu aeg ju jama, eks ole. Robotiga pole mingit jama. Nad on ise haiged, siis on lapsed haiged. Ja roboti asjandus õitseb, täiesti edeneb, nagu vaatad jälle, mis nad on mõelnud välja, jube äge. Et selles mõttes varsti inimesed ikkagi vabastatakse töö tegemisest, mitte ainult ameeriklased, üldse kõik. Ja kust siis inimesed raha hakkavad saama, seda me ei tea, võib-olla hakkavad röövima, võib-olla hakkavad, ma ei tea, kerjama, aga vähemalt tööle pea käima ja see on ka juba suur samm demokraatia poole. Et samamoodi võiks ka riigi ametnikud ikkagi asendada robotitega. No siis pole üldse nii palju inimesi enam vaja, aga sellest üldse ühtegi inimest ei ole vaja. Nii palju pole üldse vaja neid inimesi, sellest saame ka veel pärast poole rääkida, aga olgu siis, et kas sellest sissejuhatusest, ma arvan, et tänaseks aitab äkki? No peaaegu, jah. Peaaegu, hea sai küll, on ju peaaegu. Nii, aga siis on traditsiooniline teema, mis meil on läbi saate algusaegadest peale, on ju genotsiidi. Jah, genotsiidi tarvis. Nii, toen siin kõigepealt need nagu, mis meil, pole neid pealkirjasid siin paari nädala jooksul väga palju olnud, aga siin ikkagi midagi siin on olnud, et TRR-is ikka siin, et Gazas toimusid taas Hamasi vastased protestid, siis et Iisraeli kaitseminister lubas väed Gazasse, Liibanoni ja Süüriasse ei jätta. Iisraeli sõjavägi laiendab operatsioone suuremale osale Gazast, tähendab genotsiid saab. Suuremale osale ikkagi nagu läbi viidud. Ja siis on sedasi, et USA plaanib sotsiaalmeedia abil tuvastada riiki siseneda soovivaid võimalikke antisemiite. See tähendab, et kõik need välisüliõpilased, need araablased või kõik need palestiinlased, kes nad võivad olla. No ja seda mingid musulmannid on. Ükskõik rahvusel ei ole ju tähtist, kui inimesel on selline antisemiitlik usk. Siis on ka asi selge. Siis ongi USAs enam asja pole veel. Ja jälle üks asi, et võib-olla tundub, et see antisemitism nii ja naa, et mõnele meeldib, mõnele ei meeldi, aga vaata, kui hästi aitab igasuguste immigrantide ja moslemistide vastu. Et selles mõttes mina isiklikult toetan väga antisemitismist, see annab hea tulemuse, Näiteks Eestis oleks vaja antisemitismi ja kohe selguks, et Usbekist ei saa siia tuua 150 000 antisemiiti. Välistatud. Välistatud. Väga hästi selekteerib ära. Ja siis ütleme, neid kohalikke antisemiite, neid on mingi väike käputäis. No paarkümmend tuhat ikka. Võimalik. Et see antisemiitide kogukond pidi olema paarkümmend tuhat juba kuskil nii. 10 000, 20 000. Et sellest piisab. See on, et oleks mitmekesisus, et kõik oleks kaasatud, et oleks erinevad kogukonnad möllaksid. Pärast on olemas, rohkem ei ole vaja. Arvan, et see on meil Euroopa tasemel. Jah, ütleme, sama see antisemitism, et see läheb nagu sinna nagu selle radikaliseerumisvaldkonda ka ju. Ja siin on, see ongi see häda, et nagu öeldakse, et need radikaalid, et need kipuvad kõike nagu mustvalgelt nägema. Ja vaatavad, neeger, must, valge. Maailm ei ole nii lihtne, eks ole, seal vaatad, üks neeger on triibuline, teine valge on ka triibuline, on ju. Niimoodi käivad asjad tegelikult. Nad ikka triibulised mõtted. Ja, ikka triibulised, jah. Ja seda, ütleme, seda radikaliseerumist, seda saab lausa siin Euroopas ja saab lausa riikide ulatuses näha ja siin on nii mõnedki riigid, kes kipuvad ja seal ära radikaliseeruma ja
siis ma tahtsingi nagu selle jõuda selle nagu parem populismini ja sellele Ungarini. Nii Ungaris on jah populismi palju. Seda on palju, on ju. Ja noh, meil siin eelmises saates ka juba seda sõime siin Ungari pekki ja see oli väike sissejuhatus sellele nagu parem populismi ja Ungarisse. Ja noh, siin on aga veel selle teema sissejuhatuseks oleks see, et Siim Kallas on öelnud, et näiteks ameeriklaste kohta, et kuna ta näeb, et ei näe perspektiivi nagu, et see teeb nagu murelikuks ja siis on öelnud, et Siim Kallas, et ameeriklased võiksid tõesti minna ära koju Ameerikat suureks tegema. Et siis saab ka nemad saavad Eesti suureks teha jälle. Ta mõtleb siis sõjaväebaasis olevaid ameeriklasi või saatkonna omi või neid, ma ei tea, siin on kindlasti veel ju ameeriklasi. Noh, ta näeb nagu kogu seda uut Ameerika poliitikat, jah. Ja siin ongi öelnud sedasi, et selle liberaalse poliitika ja selle häda on see, et me valitseme, kui ei saa enam midagi liikuma ega hakkama, siis rahvas valibki populistid. Ja kes tõukavad liikvele kaose. No ja, aga miks sa siis ei saa hakkama? Miks oled selline äbarik? No, täpselt. Siin võib-olla on peeglisse vaatamise koht, Jürgen ja teised ministrid. Kui te muudku valitsete ja valitsetud kuidagi ei saa. Siis lähebki nii nagu Ungaris. Ja siis tulevad populistid ja siis on sul perse majas. Ja siis on keegi teine kirjutanud, mina ei tea, kes see Katerina Safarikova on. Keegi ei tea. Tähtsust ka oma. Ja kuidas kukutada ohtlik kaardimajak Kesk-Euroopas. Ta peabki silmas just nimelt seda Ungarit ja Slovakiat ja neid riike. Ma arvan, sinna tuleks saata Jürgen ja ameeriklased, siis on asi selge. No Jürgen võiks selle eelarve korda teeks, siis ma arvan, sellest piisab ka, siis kaardimajak. Saad sureks nälga seal, ma arvan. 2 nädalaga ei oleks ühtegi ungarlast enam. Kõik on kuskil Viinamarja väljade vahel nälga surnud. Ja, aga see, et tutvustada seda nüüd Ungarit kui sellist, et siis ma võtsin kaasa kodust raamaturiigilust sellise raamatu, et see on Ardo Aasmäe raamat, et mõttetute riikide abits. Ja Ungari on seal sees või? Ungari ka sees. Kus sa poiss? Eesti on ka kusjuures siin kaardi peal täitsa. No siis on ju see muhe seltskond seal. Ugrisid on veel siin, ütleme Venemaal on ka palju ugrisid, Venemaa on ka siin isegi. Põhja-Korea on seal. No nüüd, ütleme, et ei pea vähemalt üksi olema. Krimm on ka seal, aga Krimm eraldi riigina ei ole tunnustamist leidnud. Tuleb hakata tunnustama. Siis, mis võrdne kohtlemine see on, et igasuguseid saari ja saarekesi mingid Vanuatut tunnustatakse ja Krimmi ei tunnustata. Näiteks Rootsi on siin ka isegi mõttetu riigina. No Rootsis on ju näiteks ka üks saar, näiteks, mis seal on, Bornholm või? Ikka on mingid saared, neid tuleks tunnustada. Bornholm on Taani oma vist. Või Taani oma. Rootsis on ka kindlasti üks saar, ma ise käisin seal, mäletan, mis ta nimi on. Gotland, jah. No miks Gotland ei võiks olla iseseisev riik, ilus riik? Väike, ikka käepärane. Täpselt, aga olgu, lähme vaatame siis, miks see Ungari siis nagu nii mõtet on. Ja mainiks ära veel selle, et see raamat on see on ilmunud aastal 2015 ja siin on sellele kaasa aidanud Juku-Kalle Raid. Siin võib paljust ka aru saada, et miks need tekstid kohati nagu osa. Liberaaldemokraatlikud. Ja, just nimelt. Ja Ungari põhiteema on see, et sissejuhatus sellele on see, et Ungari pole muud kui Palatoni ääres jalgu leotavad Putini sõbrad. Kanveini ja muinasut rahapajast. No, hästi öeldud, üks olema. Ungarsed ise ka teaks, et kuidas nad paistavad siin Eesti poolt vaadates, jube, täiesti jube. Ja nüüd on sedasi, et mis mõtet on riigil, mida valitses aastaid vasakpoolne Ungari Komsomol, mis oli samas Vladimir Putini suursõber. Mis mõtet on riigil, kus Komsomoli võimult kukutanud rahvuslik demokraatlik opositsioon on kukutatud Komsomoliga võrreldes veel suurem Putini sõber. Mis mõtet on riigil, kus kogu võim nii valitsejad kui ka opositsioon on Putini sõbrad. Sellist asja pole juhtunud isegi Venemaal. Jah, ütleme, et see on nüüd küll selline hirmus lugu, et nagu ei oskagi midagi öelda, et muidu ikkagi on, eks ole, vähemalt opositsioon on siis antiputinistid. No teoreetiliselt on sellise riigi olemasolu võimatu, et paraku pole inimvaim suutnud Ungari saladust päriselt avastada. No Ungari oli selline huvitav riik, vaata seal Šveikis oli ju, kes seal oli, kui Šveik seal hullumajas oli ja siis seal üks mees ju rääkis ka sellest ju, ta pidas silmas Ungarit sel ajal muideks see, et maakera sees on veel üks maakera, mis on veel suurem kui see meie maakera. Ta pidas sellal silmas Ungarit. Ja kuna, ütleme, aga tema see maailm oli nagu selline suht nagu piiratud, ja kui ta saatus Ungarisse, vaatas, et seal on veel suurem nagu maailm. See oligi nagu see Ungari, oli see teine maakera.
mis on hoopis teistsugune kui meie oma. Minu arvates see koht tuleks sealt Šveikist välja lõigata, sest ungaris lähevad muidu liiga uhkeks. Jah. Välja lõigata, ei ole midagi suurem kui teine asi. Väiksem oled, sellest lõikame välja, edaspidi on see raamatut hea lugeda, Ungari ei sega. Aga jätkame Juku-Kallega. Juku-Kallel on head tähelepanelikud muideks. Tähelepanekud on sedasi, et täna seisame tõsiasja ees, et niisugust riiki justkui olla ei tohiks. Paraku on keset Euroopat 90 000 ruutkilomeetrit maad, kus käibib forint. 90 000 ruutkilomeetrit, see on 2 korda suurem kui Eesti. Seda nimetatakse, forinti nimetatakse seal rahaks ja selle eest saab osta võrdlemisi odavat ja täitsa head veini. Täitsa tõsi, jumala tõsi on. Seda ma võin ise kinnitada. Et kui ma seal palju seda Ukraina vahet seal ikka käinud olen ja siis ma läksin alati autoga, ma läksin üldjuhul nagu Poolast sisse, aga välja tulin just nimelt Ungarist. Esiteks saab sinna kiiresti ja mina olen ka Ungaris käinud, seal on tõesti vein on hea, ei saa kurta. Ja välja saab sealt, ütleme, sealt Ukrainast kõige kiiremini saigi Ungarisse. Seal piiri peal ikka, kui nähti nagu Eesti numbritega autot, siis vaadati ikka sedasi Ugri värkad omad ja siis nagu lasti nagu sedasi järjekorra kõrvalt teinekord läbi ja ikka nagu mingit terviskontrolli ega midagi olnud. Ja siis tavaliselt see pikem peatus sai tehtudki seal Tokais. Seal ööbimisega peatus, seal siis need veinikeldrid kõik, seal on kohalikel lubatud seal oma seda, iga maja all on veinikeldrid, siis on lubatud seda müüa nagu. Aga seal on ka veinikeldrid nagu kahte sorti, et osa on turistidele ja osa on nagu need, kes kell 5 kinni pannakse, need on kohalikele inimestele või seal ei olegi turiste? Oi, turiste on palju, aga ütleme, seal tuleb nagu, lähed sinna maja ukse peale, vaatad igal pool, see veinivaat oli kuskil, seal reklaam oli peale kirjutatud Bora on ungari keeles vein, ja läksid siis juttu tegema, minul õnnestus seal esimene... Et vaata, Bin Laden oli ka Tora-Bora koobastes, eks ole, ega seal, vaata, normaalne inimene varjab ennast ikka veinikeldris, vaata, muidu võtad Tora-Bora, mis see tähendab? Jah, aga siis Bora igal pool lähed, aga siis oli see, et esimene kord õnnestus juba välja peilida seal üks vana peremees, veinikeldri peremees, kes seal saksa keelt oskas ja ta viis, mitte ei toonud nagu ukse peale mul seda veini sinna nagu üles, vaid ikka kutsus, kuna ma saksa keel, meil hea jutt hakkas jooksma, 5 minutit sinna alla keldritesse, need keldrid ikka olid tõsised nagu need Tora-Bora koopad. Ikka seal, maja on niisugune väike urtsik seal peal, aga see, mis seal all oli, see oli nagu mingi... Sa ei tea, kes seal varjasid. See oli ikka... Sa ei taha teada putinistid, igasugused opositsioonilised, koalitsioonilised. Mingi 10 aasta veinivarud olid seal kindlasti ikka väga suured vaadid, ikka mingi sedasi seal ei maksa piirama hakatagi, sa ei jõua 10 aastat piirata, õlu saab otsa, et seal need ikka lakkuvad seal oma veini. Ta seal oma, ütleme, sealt igast ikka andis sealt maitstega, seal palju ei saanud korraga võtta, mingi toobiga igalt poolt ja maitsnud, sealt siit võtan seda kaasa, siit võtan seda kaasa. Ja siis kui ma olin juba paar korda olin seal käinud ja siis ta viis mind ühte veel tegi ühe teise keldriukse lahti. Ja see oli selline vein, mis muidu nagu oli nagu käest ära hakanud minema, siis aga see lasti enda tarbeks nagu oli nendel õigus nagu torudest läbi lasta see. Ja tegid sellest mingi teravama asja. Teravama asja, aga seda nad idee järgi nagu müüa ei tohtinud, aga nad ütlesid sedasi, et kuna sa oled vana tuttav kunde juba ja siis müüs seda ka mulle 1,5 liitriste pudelitega kaasa. See 1,5 liitrine pudel maksis, ütleme, mingi 2 eurot või nii. No mille moodi see maitses? Ikka väga kvaliteetbrändi oli. Ikka väga kvaliteetbrändi oli. Need veinid, need tokairid olid ikka väga head, ikka väga ülisuper. Ikka see, et kui sa said mingi euroga seal mingi 1,5 liitrisse pudeli, siis mul alati oli, ütleme, omad sõbrad tuttavad, et kuule, kui sa lähed jälle kohe, ütleme, järjekord, ega ma seal mingit äri ei teinud. Lihtsalt, aga ütleme, tuttavatele tõin küll teda. Ma nägin just, et mingi pikaver oli müügile tulnud. Pole tükk aega enam Eestis näinud sellist krehtisemat asja. Ja ega siin, Ungaris on ju 2 piirkonda, ütleme see Tokai piirkond, kus on see valge veini piirkond on ja siis teine on see Egeri piirkond. Nad ise ütlevad Äger. Äger, jah, see on see punaveini piirkond, jah. Seal on see kauni neitsi org, see Y-ki kujuline, või see ma olen tükk aega laamendanud. Jah, kuna mul tuleb meelde see raamat, see Ägeri tähed, seal, kus nende osmanitele anti ilge koslep ja kunagi seal. Aga veini ei antud. Veini ei antud, aga see Juku-Kalle nagu see kirjeldus, nagu see vastab nagu tõele, et see on tõsiselt, nagu ütleme, väärt ka. No mis sa teed, kui kõik on putinistidega, siis
polegi nagu mingit varianti. Jah, mis siin veel, Kalle, niisugused iseloomulikud asjad seal sedasi, et samal ajal meie jaoks on nad sama kauged sugulased kui handid või mansid. Muide, mansi keelt pidavad ungarlased hädaga mõistma isegi ilma tõlgita. Eesti keelega on sarnased vaid mõnikümmend sõna. Seda ma võin ise kinnitada sedasi, et ma olen ise palju käinud näiteks seal Marimaal ja siis nendel sellistes piirkondades seal nagu vaatad Mari, Mordva ja seal on ka nagu, ütleme, kui sa need T-viites kõik, mis nagu kirjutad nendes kohalikas keeles on, et ta pigem sarnaneb ungari keelele või siin meile. Meie ei ole õiged ugrilased, ungarlased on. Nemad on, meie oleme need nagu see Soome pool, need kõik vepsade ja nendega ühte kimpu panduna, aga need ugrid on nagu need teine pool siis nagu. Ja ikka igavene häda ja viletsas nendega. Näiteks aga sedasi slaavikeelseid sõnatüvesid pruugivad nad aga kümneid tuhandeid. Et nad on ikkagi slaavlaste keskel, on seal mingi tuhatkond aastat seal ju edukalt püsinud, eks seal on ka sellesse segunemine tulnud. Kes neil olid see siis? Preislased olid kukil või kes? Nendel on seal ju kõik see, ütleme lõpuks nad ju austerlaste kiitsid ühte, aga seal on tšehhid, need on ju põhjast, ja siis lõunast on ju need serbo-arvaadid ja need ju kõik ju. Ja siis omakorda tulevad ju sedast, tegelikult ungarlasi on ju päris suur kogus, mis on ju ka Rumeenias on ju täitsa need asualad seal, Transilvaanias ja seal ju. Nii et see Ungari on, ta ongi nagu maakerast suurem maakera. Ukrainas ka. No see Taga-Karpaatia, see on ka, et ta ongi maakerast suurem maakera, ta ei ole ainult Ungari. Need mõtlevad, et mingi kirjanik ajab lolli juttu, tegelikult faktid, puhtad kontrollitud faktid. Nii, aga samal ajal on sedasi, et need ju ungarlased, nemad ju ütleme, et nad ei tunnistagi enam ennast kui mingi soome-ugri, vaid hoopis nagu turgi rahvas. Ja, nemad on oma arust türklased, ega nad pole midagi kuulnud ugri asjast. See ongi mulle üllatus, et see nende keel ikkagi on natuke ugri keele moodi, et tundus, et seal ühtegi tuttavat sõna ei ole, et kõik ei ole seal telefoni ega panka ega ühtegi sõna, mida sa võiksid ära tunda, kõik on mingi jurin. Aga Juku-Kalle on siin kirjutanud ka seda, et kui need ungarlased peaksid kunagi seal Donau ääre sätta jääma, et siis võiksid nad ju nagu juudid Palestiinas oma iidsetel asualadele Lääne-Sibirisse tagasi pöörduda. Ma arvan, et siberlased tunneks sellest rõõmu, kui mingid veinikaravanid hakkavad liikuma. Ega see paha ei teeks. No jah, aga see natuke jätkusuutlik asi ka, et selle, mis sa kaasa võtad, selle jood ära, aga seal sa juurde kasvatada ei saa. Siis võivad ära ka minna, kui Heino otsas, mis me enam räägime, nüüd võtke kodutee jalge alla ja järgmine kord tulete, eks me siis vaatame. Ja. Et siis selline mõttetu riik nagu Ungari. Jah, ütleme, Ungaril kunagi, ütleme, ta oli oluliselt suurem riik, ta oli isegi mereriik ka ju. Ja siis ju lähme siin mingi 100 aasta tagusesse aega ja siis oli ju Ungarit valitsus ju selline tagurlik režiim ju, nagu oli see kindral Horti režiim ja tema oli tegelikult admiral ju, Ungari mereväe admiral. Aga see peale esimest maailmasõda võeti Ungarit ju kõik need väljapääsud sinna maailmamerele ära. Ja siis jäi see lomp Palaton ja järgi nendel ainult. Aga ta midagi ikka on. No midagi on, jah. No aga mõtle, see nii inimene võib putinistist muutuda, meri võetakse ära ja jäetakse mingi lomp, kus mingid ussid ringi ujuvad. No need 20. sajandil, et jah, see on ka jälle, et Ungari on olnud siis oma nagu vaenlaste poolt või võitjate poolt, et kõige pügatum riik. Et riigile võetud ainult mitte riideid seljast, vaid peale selle nüliti nahk koos liha ja karvadega. Et aga Ungari tänaseni seisab püsti. No mina ütlen, ungarlased ise oskavad ka päris hästi nülgida. Mina olin seal Palatoni ääres ja mõtlesin, et vaataks ikka üle, et selline kuulus atraktsioon lomp. Ostsin pileti, läksin lombi äärde istuma ja öeldi, nüüd on õhtu käes ja lomp pannakse kinni. Siis ma elutsin minema ja oligi minu nagu elu seal lombi ääres. Jäi 10 minuti raamidesse. On ikka putinistid, ma ütlen selle peale. Ega seal, ütleme jah, nülgida nad oskavad korralikult, seal Tokais on ka mingisugune väike, mina nimetaks need tiikideks pigem, järvedeks mina ei nimetaks, aga seal ei ole mingi selline kuidas me seda nüüd siuke väike laevakene või mis seal nagu neid ekskursioone korraldas, selle eest oli küll, et odavam oli seal veini juua, et kui selle laevaksega ringi sõita. Ja nad ise võtavad jah kole tõsiselt neid lampe ja tegelikult ei maksa. Ei maksa, meret pole enam, siis nad pole nendel nagu midagi seal laiat eriti väga. Ei nii see asi on. Aga
ütleme nii, et kui me nüüd võtame selle nagu kokku, selle Ungari teema, et noh, et üldse on imelik, et kõik oma riiklusega seotud nagu soome-ugrilased on teise ilmasõja kaotajad. Soome oli kaotaja, Eesti oli kaotaja, Ungari ka kaotaja. Need kaotajate poolel kõik ju. On küll nõve. Putinistid, need tänapäeval on võitjad. Aga omal ajal need putinistid said vastu kaela igal pool. Nüüd on need soome-ugrilased. Need on aga need, kes ilma riigita, aga need on teisel pool, vaata. Need on kõik võitjad, on ju. Marid, morad, murdid, handid, mansid, vepsalased. No see on ikka mingi õigus. Need on võitjate poolel, on ju. Siis, et oma riiki ei ole, aga need on võitjate poolel. Vaat see riik takistab võitmist. Kui kõigepealt riigist lahti saad, siis on võit ka kindel. Et seda nõu ma annan nii mõnelegi ugri riigile, et proovige see riik vaikselt ära nagu kaotada. No eks ta enam-vähem, ega nad läinud ka enam-vähem. No siin pole midagi jäänud. Ja ütleme, mis on jäänud, selle vastu aitavad riigi kukutajad. Võtke paar kommunisti palgale, küll nad selle asja ära klaarivad. Ja ega ma arvan, et Jürgen Ligi võiks ka aidata. Rahanduse vähemalt joone peale sättida, korda teha. Meil on nii palju spetsialiste, kes võivad riigi nagu 2 nädalaga maa pealt pühkida. Et ime, et see Eesti veel kuidagigi alles. Ma arvan, et tänu ainult Ameerika sõjaväebaasidele püsib, muidu oleks läinud ka. No ühesõnaga, lühikese kokkuvõtte võib teha, et ega sellist riiki nagu Ungarit ei ole vaja. No tegelikult, ütleme, mina jään eriarvamusele, et olgugi putinistid, aga vaata paalinkat oskavad teha. Ja kui nüüd, teha neile nagu ärtust ära, mis sa siis jooma hakkad? Täpselt. Joo viina nagu loom, nagu metsaelajas. No ei sobi, okei. Et ühesõnaga igal ungarlastel on ka nagu argument. On argument ja tegelikult, ütleme, minul on ka nagu Ungarisse ikkagi nagu, ütleme, mina suhtun nagu väga sellise nagu positiivselt. Ja minul on ka ainult head mälestused, et kui putinism ongi selline, aga ma ei olegi eriti palju putinismi näinud mujal kui Ungaris, siis mulle meeldib. Ja mina nägin mulle meeldib. Mäletan seda üleminekut, kus need nimetatud sellest endisest putinismist, nagu sellest liberaalsest putinismist läksid nagu see konservatiivsesse putinismi üle. Ja vaata, kui paindlik putinism, eks ole, ta on terve skaala ulatuses. Tõesti, see on fenomen. Ja see oli ennem seda suurt, ütleme, see panganduskriisi, ennem 2008. Lehmani vendasid. Ennem Lehmani vendasid oli ja see oli see lugu, et seal ju Ungaris oli see eelmine see putinism, et see oli seal tõesti, siis nad virelesid, see oli niisugune kole, nagu polnud nagu midagi head. Aga siis nad läksid suht kähku, oli see, kui see Fidesz oli seal, nagu see võimule tuli, ja ikka ülekaaluga tulid võimule, ja siis seesama see Orbani režiim nende lakkas, ja siis tegelikult nad paari aastaga tulid nagu välja. Esimene asi oli see, et nendel oli seesama see... No mõtlen, kas ei saaks niimoodi, et võtta sealt nagu mõned putinistid kinni või rentida ja tuua Eestisse näiteks või Lätisse või ma ei tea, ükskõik kuhu, Portugali, teha ka üks korralik putinistlik riik, et saaks elada. Et oleks paalinka, et oleks see, mis seal kõik on. Saaks arveid maksta, et ei oleks mingisugust Mere Michalit ei pandaks hoovi püsti. Ma arvan, et sedasi, ega need, ütleme, kui meie sellised samad need, keda nagu süüdistatakse seal, kes seal mingi poe taga seda pokki luristavad, et kui nemad saaksid mingi euro eest luristada seal mingi 1,5 liitrist Tokaierit või siis mingi seda Egeri veini seal. Ära kunagi alahinda patriotismi. Inimene on harjunud jooma oma õlut, meie õlu. Suu sisse ei võta seda solki, mis nad siia toovad. Mis sest, et on parem? Mina ei taha. Mina on Eesti asja. Saagu või sandim. Nii kui lisan pärast eutanaasia, vahet pole. Kõigepealt saad ka sea maksa omale. No ja kui saab. Meil veel ei saa. Aga jah, tuleb püüda sea maksa ja liberaaldemokraatia poole. Jep. Aga lähme siis edasi. Lähme edasi. Ega meil täna kiire ka, ega me ei saa siin hommikuni töötada. Ei saa, mingi põllutööd ootavad. Ja et ongi järgmine teema on meil siis see, et VEF-i ja siis selle Klaus Schwabiga tembutamine. Et Maailma Majandusfoorum asus uurima oma asutaja rahakulutusi. Kõigepealt tuli ju uudis, et Klaus Schwab astub tagasi, läheb üldse ära sealt firmast. Kõigepealt tuli mingi see lekitaja oli seal, vilepuhuja oli. See nagu ei jõudnud nagu vähemalt meie uudistesse. Kõigepealt esimene uudis oli, et läheb ära. Et ta lahkus Maailma Majandusfoorumi nõukogust ja siis selle tegevjuhi koha pealt ka. Ja siis tulid need, eks ole, mis sa räägid, eks ole, et mingisugused süüdistused, raha kasutamised, ma ei tea, vägistamised või mis seal olid, ahistamised.
Vaata, kus on riigid, on erinevad. Eestis sa võid rauka vägistada. Keegi ütle sulle paha sõna. Kui sa korralikult vägistad, prokurör ütleb okei. Tead, mis mulle ka esimesena meelde? Peaprokurör ütleb okei. Esimesena meelde tuli ju see, et kui selle nagu oli seal, et selle sama, nagu ütled, selle rauga tagakiusamise teema oli. Tuli meelde see, et Eestis oli kunagi sõjakurjategija, kes siia toodi, oli see Karl Linnas ju. Ja oli ju, toodi siia, hakati teda menetlema seal. Suri ära. Suri ära vanglas, suri ära lõpuks, jah, ennem, jah. Tuleks pinna kohe maha lööma. Ei, nemad seal hakkavad õigust mõistma üle, kuula mingid paragrahve vaatama, kas selle järgi, mille järgi me nüüd maha lööme, meil on siin 16 paragrahvi. Kohe maha lüüa. Näha oli, et vana inimene, mis seal oli oodata? Aga äkki Klaus Schwabiga läheb paremini, äkki nad ei hakka teda sedasi pentsutama, teevad selle kohe ära. Mina olen täna sellest linnas asjast õppinud ja teevad talle kohe kõri oreli ära. Tehakse nagu kohe ära. Ja, ma arvan ka, et nüüd selle asja saab vähemalt korda. Jah, et ei mingit ka, ei mingi. Võib-olla ta on antisemiit ka, ega me ei tea. Tal on nii palju patte hingel, et ta võib olla vabalt ka putinist ja antisemiit. Tilk Ungari verd võib seal igal juhul kuskil nagu sisikonnas nagu teha palju kahju. Aga vaata siin on ju, ega see VEF on ju muidu, ta on ju tegelenud igasuguste selliste sitika söömisega. Ei, palju häid ideid on ju. Jah. Üks sellised... Et sul ei ole midagi ja sa oled õnnelik, see on väga hea idee, see on kommunism. 15 minuti vanglad, istud ainult 15 minutit ja siis ei ole enam kuskile minna. Siis visatakse vanglast välja. No just nimelt, aga vaata siin on ütleme üks uudis, mis siin oli, et need põuased sured sunnivad veega säästlikumalt ümber käima. Et just nimelt see joogivee teema oli see, et see joogivesi, et see ei ole ka esmane inimõigus. Inimõigus on raha ja selle Klaus Schwab võttis endale. Oleks vesi olnud tähtis, ta oleks võtnud VEF-ist vee endale, viinud kanistriga koju, saad aru. See on vaata see sama selle ju Klaus Schwabi nagu hea tuttav, kes Larry Fink on öelnud välja selle, et maavarad ja põhjaveevarud ja need tuleks kõik ära digitaliseerida. See digitaliseerimine tähendab seda, et tuleb arvele võtta. Ja siis on sedasi, et tuleks nagu ära erastada. Muide, Eestis on ettevalmistused tehtud, selles mõttes meie liberaaldemokraat on väga edukas olnud. Eestis vesi ei ole enam maavara, see muudeti ära ja see on nüüd selline asi, mida saabki erastada. Et kui keegi peaks tahtma, Klaus, kui sa meid kuuled, 100 vennad peale siin. Nad saavad ju täpselt omale nii palju raha. Ja nüüd oli ju tema asemele, Klausi asemele sai Nestli mingisugune, on üks selline vastik firma Nestl. Kes ostabki niimoodi veekogusid ja jõgesid ja asju kokku ja kui sa käe sinna sisse pärast, see on kaks käsi maha ja seal mingit nalja ei ole, see on minu vesi siin, kus sa rajakas. Praegu ähvardab ju seal, ütleme, seal India ja Pakistani vahel 2 suurt tuumariiki on just ähvardab see mingi sõda. Aga lahendusena tulemas, Nestel hakkab sulle seda vett müüma, mille ta ära ostis. Ja kui sa ei taha ära surra, seal on see Induse jõgi, mis ju Indiast ja sinna Pakistani poole. India pani ju sellele käpa peale, aga kõik enam aga kui Nestle võib panna jõgedele käpa peale, miks Pakistani? Või India ei või. Kõik võivad, kõik võivad erastada, kes vähegi viitsivad. Imelik, et Eesti vett veel keegi ära ei ole erastanud või on nii vähe erastatud, et keegi ei saa arugi veel. Aga see ongi kõige lihtsam, et kui ta nagu ära digitaliseeritud, aga muideks, ütleme, kui nad kõik sedasi nagu arvele võetud. Ja siis on teine teema on ju see, et sellega saabki ju nagu kehtestada põhimõtteliselt selle krüptofeodalismi ju. Mis see feodalism on see, et on parun. Ei, sunnismaisus. Mõisa taga saad peksa. Sunnismaisus, et sa pead kõike, sul ei ole endal midagi, aga sa saad, ütleme, kõik nagu mõisa ära, kes saad rendil oma selle... Kogu hinn on mõisa ära poolt siis. Ja ütleme, para on mõisa ära oma, nagu Larry Fingi ja kõikide nende BlackRocki ja Vanguardid ja nende omad on ja sina saad tema käest täpselt nii palju, kui sul vaja on, kui palju sa jaksad nagu varjatada. Aga vaata, kui jabur see vanasti oli, igal korradi väiksel maatükil, igal ütil oli oma ette omanik, mingi tohutu keeruline raamatu pidamine, maksustamine, jampsimine. Nüüd on kõigil üks omanik. See on demokraatlik. Kõigil on ühe palju, see tähendab, kõigil ei ole midagi. Ja üks siuke, ta võib olla ametnikuna kirjas nagu. Aga vaata, digitaliseerimisel on see asi, omadus on ka veel, et vaata, kunagi oli ju see, kui see metsik lääs oli ja see Ameerikat nagu vallutati ja siis oli see, et kauboid möllasid seal kõik, nende ülesanne oli ju see, et mingi kariloomad kõik, mis lahtiselt olid, et põhimõtteliselt ega seal oli ju, keegi tead, kes on täpselt kelle oma, aga lihtsalt, et tahavad nii palju
veised oli selle oma, nii palju selle ja siis kauboid ajasid seal oma järge oma vahel. Sihi sisse. Täpselt karjatasid selle. Aga tead, millal see ära lõppes või? No ma ei tea, siis kui hakati numbreid panema. Ei olnud, see oli vist aasta oli mingi, kui ma õigesti mäletan, kas see oli 1873 või umbes nii, siis leiutati okastraat ju. Selline nuhtlus. Jah, selline nuhtlus oli. Muidu võta nii palju lehmi kui tahad. Ei olnud, seal lihtsalt oli see, et lehmad võisid kogu aeg sassi minna. No, läksidki sassi. Aga siis tõmmati... Tugevam omad olid lehmad. Ja täpselt nii, sinu kaupoil olid rohkem argumente, seal karjavalvel temal oli rohkem argumente. Ja rohkem lehmi. Rohkem lehmi kohe. Nüüd on mingi lolli traadi järgi, eks ole midagi enam teha ei saa. Siis tõmmati kõik karjamaadele, tõmmati need traadid ümber, kõik enam ei saanud enam. Ja oligi ma arvan, et pärast seda see äriga lõppes seal. Kauboid lõppesid ära, mitte äri. Kauboid lõppesid otsa, kauboidel polnud enam tööd. See okastraadi liiutamist. No, ja sama asi on tegelikult seesama krüptofeodalism samamoodi. Sul võimalik seda inimeste sissetulekuid kontrollida. Varasid sa kõik, need on digitaliseeritud, neid kõike kontrollid, kes kui palju saab midagi kasutada. Lihtne. Ja kõik saad ära võtta. Kõik on nimekirjas ja kõik saab kanda teise omanikule üle. Lihtsalt pannakse uus omanik sinna registrisse valmis. Täpselt selle, et konkreetselt ütleme, sellel päris orjal on ka nüüd uus omanik. Kui tahad teise kohta minna, siis võtad ennast teise kohad arvele. Sunnismaisus tagasi. No aga ei saagi võtta, keegi taha sellist orja. Ei, mina seda tüüpi ei taha. Las ta jääb sinna, kus ta on. Mul on tööjõudu küll. See kuradi tarbib liiga palju põhjavett. Seda ei taha. Et sellist ei taha, jah. Nii et selles mõttes asjad näed edenevad hästi. Klaus küll, eks ole, on võib-olla seal nüüd natukene nagu plindris omadega, aga globalism siiski edeneb hästi. Ja Klausi asemel, kes oli rohkem jutumees, on pandud tegude inimene. Nii et ma arvan, nüüd ikkagi läheb see sitika jutt läheb üle ikka konkreetseks sitika söömiseks. Nüüd läheb tegudel läheb asi üle. Nüüd ma ei tea, mis nad teevad. Panevad käed raudu, kui see sitika. Ideoloogia, kui selline on välja töötatud juba. Töö on tehtud. Kauaaegselt need nagu sihid on ja need on nagu siis ette nagu välja töötatud. Klaus Schwab oli kommunist, tal oli ju Lenini see väike kujuk oli riiuli peal. Aga see seal päris ilmaasjata ei olnud. Marksi teosed olid ka tal selja taga ju. See ikka marksism hea, majandusteadus ikkagi. Ikka, jah. Vot nii, aga kas lähme nüüd selle... Ja, nüüd lähme, sest kiire on ja tuleb kohe minna. Kohe. Ja, maa ootab, ei saa. Aga nüüd on sedasi, ajarännakud ja võtame ka ette jälle. Et tollisõda, et läbi selle ajaloo. Ja kuna praegu on ju ka sedasi, vaata, Trump on ju kuulutanud välja ja enne nägematu selle tollisõja ju. Terve maailm on, kõik on sassis, keegi ei tea ja mis on, kellele kui palju lajatatakse. Aga nüüd võtame, see ei ole mitte midagi uut siin. Siin on, võtame ajapulsi aastast 1987 number. No üldse ei saa aru, miks nad tänapäeval lehti välja annavad. Seal ei ole ju mitte midagi lugeda. Vanades lehtides on kõik olemas ja juba hästi on tehtud. Aga need uued, need pask. Kõik on pask. Saaks veel mõne vanema kätte, võib-olla tsaari ajast, vaata kui hea oleks. No sealt kindlasti liiab häid asju, aga siin on see, et see Euroopa Liidu tollisõda, siis ta oli Euroopa majandusühendus veel. Ja oligi see, et Euroopa majandusühendus tukub. Ja siis kõik kurdavadki seal, et seal Brüsselis need ei viitsi nagu eriti midagi nagu ette võtta, et kuidagi, et ilge jama on, et see, mis nagu toodetakse, et laod on kõik mingid seda kaupa täis. Keegi ei jõu osta. Ja, et ühisturumehhanism on paljude liikmete meelest süüdi selles, et Euroopa majandusühenduse külmutites seisab müümata 750 000 tonni liha ning et iga nädal peavad valitsused ostma farmeritelt juurde 11 000 tonni, millel ei ole turgu ja ei saagi olema senikaua, kui ei muudeta hinnamehhanismi. Probleeme on ka veini, piima, juurvilja, oliiviõli, tsitrule selliste või teiste realiseerimisega. Kui teil on veiniga probleeme, pöörduge minu poole. Lahendame veini probleemi. Ja ületootmine. Ja see oli see, et kui sa ei saa müüa, siis oligi. Et näiteks, et üks ebameeldivamaid probleeme, mille lahendamisega on Euroopa majandusühenduse juhtkonnal tulnud pidevalt tegeleda, on protektsionism. See tähendab USA-ga peetava kaubandussõja reguleerimine. See tähendab seda, et Euroopa võib Ameerikale maksud peale panna, kui Ameerika vastab sama, kes ta on ilge siga ja värvides. Ja täpselt, siis hakkame sõimama. Jah, mölisime. Täpselt nii käib, jah.
et riikide jaoks, kes pole Euroopa Majandusühenduse liikmed, on ühisturg suletud turg, mis tõttu nood peavad arvestama kõrgete tollitariifidega. Et nii loob Euroopa Majandusühendus oma monopolidele soodsamad konkureerimistingimused. Ent samas paneb Euroopa Majandusühendus pahaks, kui teised riigid tema kaupade vastu samu meetmeid kasutavad. Muidugi paneb pahaks, ega ta sellepärast tolli ei pane, et need ise selga saada. Siis on ju alguses tagasi, nagu poleks tolli kehtestanudki. Ja siin siis tuleb tõsta, veel tõsta tolle. Aha, panid 25, ma panen 45. Siin oli sa paned 45, ma panen 85. Praegu käivad 20%-lised jutud, seal on 20%. See on ju tühja asi. Aga näed, siin oli, et kui mõnedele toodetele kehtestatakse tõepoolest 200%-line imporditoll, nagu Ronald Reagan lubanud, siis pole Saksamaal, Itaalial ega isegi Briti ja Prantsuse kaupadel üle Atlandi enam asja. Nii. No kui on ikka hea asi, kuningi hea asi, maksad natuke rohkem. USA kaubandusministeerium leiab, et Euroopa vein, viski, makaronid, loomaliha, juurviljad ja muud toiduained on kahjustanud Ühendriikide rahvuslikke huve. Euroopa majandusühendus on lihtsalt sunnitud isegi alla oma hinna müüma, sest laovarud on liiga suured. Nii, kaubandussõda ei meeldi ka Hispaaniale, Portugalile, nii. Et nad olid ennem sellesse nagu Euroopa majandusühendusse astumist, et nad olid USA-ga heades ja soodsates kaubandussuhetes, aga nüüd olid sedasi, nüüd hakkasid kannatama. Aga las nad kannatavad. Miks sa astud siis sellisesse lolli liitu, kus sa kannatad? Astu välja või uuri enne. Kas teate, mis Euroopa Liit on? Ei tea, aga kõik astuvad, ma astun ka. Niimoodi käib see asi neil seal Portugalis. Lollakad mõtleb. Jah, nii et siin ei ole nagu mitte midagi, et lihtsalt võtame ka vana asja välja. Ja ongi. Selles mõttes pole mõtet telekat vaadata, lehti lugeda, midagi uut, seal ei ole midagi head, seal ole, kõik on juba 80-ndatel ära kirjutatud. Ajaloos kõik läbi käidud. Aga tegelikult siin oli see teema, mis oli siin selle Donald Trumpiga veel, ega ta see majandussõjal on tal praegu üks selline eesmärk on ju see, et tegelikult nagu halvata need turgude toimimine. Ja selle mõte on siis? Selle mõte on see, et kuna USA-l on vaja siin ju uuendada seda oma seda USA-l on tohutu seda välisvõlgu. Tal on mingi 36 triljonit vist on. Sõda on ju kallis pidada, aga sa oma raha eest sõdima. No kõik asjad, mis sinna juurde... Homoseksualism on kallis, eks ole, transseksualism on kallis, kommunism on kallis, kliima jube kallis, mõttetuid asju, see raha, see on nagu kavalantsu põhjata kübar, sa võid sinna, ma ei tea, mitte ainult triljoneid, mis see järgmine on. Neid järgmiseid suurusjärke sinna kübarasse nagu kantida. Lipsti nagu kits oleks sabaga löönud ja on kelle triljon läinud. Aga vaata, siin on see teema, et USA-l on see oma see võlg, et kui need turud kõik sassi lüüa, siis vaata kunagi on ju selline föderaalreserv, kes seal nagu see rahatrükiga tegeleb ju. See on ju tegelikult on ju need erapangad ju kõik need juudipangad. Nupumehed, neile juba sõrme suhu ei pista. Täpselt, aga ütleme see föderaalreserv, räägime vaatajatel ka ära, et mis ta tegelikult on, et sellega mingi jamada ei tasu. Et kunagi seisid ju kunagi 3 meest, kes selle nagu vastu seisid üle üldse ju. Kõik surid ära. Nendega juhtus see, et need olid sellised mehed, nagu oli see Isador Strauss, Jacob Astor ja siis Benjamin Guggenheim. Nendega oli selline lugu, et need mehed sattusid kogemata sinna Titanicu peale, Titanic läks põhja. Ja näed, selline hirmus õnnetus. Ja aasta aega hiljem loodigi föderaalreserv. No näed. Aga enam ei olnud ju keegi vastu. Ei olnud keegi enam vastu. Tahate vastu olla. Kes on vastu? No selge, teeme reservi ära. Ja siis oli ju sedasi, et järgmine, kes nagu tahtis selle föderaalreservi vastu minna, oli ju see president Kennedy ju. No näed, suri ära. Ütles sedasi, et USA kui riik peaks võtma selle rahatrüki enda kontrolli alla. Ma olen sellist juttu tänapäeval ka kuulnud, üks mingisugune imelik tüüp Ameerikas on rääkinud sellist asja. Ei tea, mis temaga saab. Ja, et USAs on hakatud kartma, et Trump kavatsebki päriselt föderaalreservi juhi vallandada. No seda juttu on olnud, aga siiamaani ei ole vallandanud. Et Trump nõudis taas rahapoliitika leevendamist ja kritiseeris Powelli. Valge Maja Trumpi valitsus uurib võimalusi Powelli vallandamiseks. Siuksed uudised tulevad järjest. Aga ei ole veel leidnud võimalust vallandamiseks. Aga lähme, kui me natukene numbrite maailmas räägime, siis tegelikult see USA-ga välisvõlg on umbes mingi 36 triljonit. Sellest 9 triljonit tuleb nüüd juunikuus tuleb nagu uuendada.
aga mis tähendab, et sa pead nagu uuesti laenama selle raha. Uuesti laenama, sest seal endal ei ole raha, et seda kinni maksta. No muidugi, USA suudab ju iga aasta oma nende maksumaksjate käest ju nende holoppide käest suudab ju välja peksta mingi 4 triljonit umbes. No. 30 on võlas juba. Ja 36 on võlas. 36, oota 4 korda 3, või 36. 9 aastat ette nagu. Noh, näed. Ja 10 aasta on juba võlavaba. Ja intressimakseteks läheb umbes triljon aastas. No triljon, see tähendab veerand nagu sellest nagu maksutulust. Maksad neid... Ja ikka oled sama palju võlgu. Ikka sama palju võlgu, jah. Ja jäädki maksma. Ja kogu aeg laenad juurde. Aga nüüd on see, et kõik see föderaalreserviga see nagu käib nagu see, et kui sa nagu uuendada tahad, selleks, et ütleme neid nagu võlakirjas nagu atraktiivsemaks teha, et võib-olla keegi ostab. Võib-olla keegi ostab veel, keeruline, ütleme, kui intress kõrgem, siis võib-olla keegi ostab, aga USA ise ei taha sellise intressiga osta enam. See intress on praegu mingi üle 4%. Et see USA valitsus neid uuendaks, tema tahaks, et see protsent oleks 0 lähedane. Ja sellega tahetakse uuendada ja nüüd, et kõigepealt laseme selle majandusega nagu kotti, majandus mitte midagi ei toimi enam, ja siis on see föderaalreserv selleks, et ta peab hakkaks toimima, ta peab nagu need intressid alla laskma. Ja siis on oma paberid ära osta ilma protsendita. Täpselt. Jälle triljon kokku hoitud. Noh, ütleme, triljon, ütleme. Aastas, triljon aastas kokku hoitud. Ühelt poolt hoiad teisest kolmandat, lõpuks saadki. Lõpuks triljon siit, triljon sealt. Nii et see on nagu selline nagu see silmamoondus, mis seal nagu teha tahetakse. Nii et kõik nagu, ütleme, nagu paistab nagu selgena peale seda, et miks nii tehakse, miks see tollisõda järjekordselt on. Jah, et seal tõesti tundub olevat nagu mõistlik, aga näed, teise proovi saa mingile eurooplasele selgeks teha, eks ole. Ei, sõda, nad ei räägi muud kui sõda, nad on kinnisidee, igal pool, kus mingi nagu asi toimub, jälle on sõda. Ütleme, et ega nad ei ole päris normaalsed seal Euroopas. Ei ole. Ja nendel on lihtsalt sedasi vaatavad ainult seda lühiajalist perspektiiviga, et kuidas oma mingi laot tühjaks müüa ja kellele müüa. Aga pole vist selge, et need asjad nii hästi lähevad, nagu mõeldud on. Ei ole, aga mis siin on, et lähme lõpuks selle kultuuri osa juurde või? No lähme kultuuri osa juurde ja avame rubriigi Kristjan Jaak Monitor. Ega meil siin kultuuri osas meil ka palju rääkida ei ole. Kultuuriga on tegelikult päris hästi, sest kultuur ei ole veel lõppenud. Kultuuriilminguid on nagu näha. Mina käisin kirjanike majas ja nägin kultuuriilminguid. See oli Eesti kirjanike maja Tallinnas Harju tänaval ja seal oli siis Eesti Kirjanike Liit tegi kirjandusürituse. Mina läksin sinna kohale ja mis selgus? Üritus toimus vene keeles ja ka eesti keele laadses keeles, millest oli raske aru saada. Oli näha, et keegi oli üritanud õppida eesti keelt, aga ei olnud saanud selgeks. Seal oli eesti keele elemente ja eesti kirjandusega oli siis nii palju tegemist, et keegi norrakas oli õppinud eesti keelt, tulnud siia immigrant Norrast. Ilmselt Norras raske nagu läbi lüüa kirjanikuna, sest kirjanikke on seal palju ja lugejaid vähe. Mõtles, ma olen Eestis, õpin eesti keele selgeks. Eesti keele enam-vähem sai selgeks, ajalehe kirjutamise tasemel võiks kirjutada juhtkirju või tuulikutest, selline tase. Luuletuse kirjutamist ei olnud selgeks saanud. Ja siis need nagu sellised luuletuse laadsed, suvalised, harrastuslikud junnakad olid siis tõlgitud vene keelde, ja vene keel oli parem. Et selles mõttes oli nagu äge. Et see, mis eesti keeles tundus siuke puukeelne, siuke konarlik, vene keeles kaunis sujuv, oli läinud paremaks. Seda ma soovitan kõigile Norra immigrantidele, kui tulete Eestisse ja hakkate kirjutage mis tahes keeles, aga laske vene keelde tõlkida. Kohe läheb paremaks ja tegelikult ka populaarsemaks, sest saal oli täis vene noori. Sellepärast, et need ettelugejad olid ka vene noored. Tõlgiõpilased siis väidetavalt. Vene tõlk, tema venekeelsed õpilased, natuke seal proovisid pusserdada eesti keelt. Aga ütleme, et see kultuurielamus oli täiesti ainulaadne. Et muidu on ikka kuidagi eesti kirjandused, olgu ta ükskõik halb, ikkagi nagu mõni eestlane teeb seda ja räägitakse nagu vähalt eesti keeles. Ei, seda halba eesti kirjandus tegi siis halvas eesti keeles välismaalane. See oli tõlgitud teise keelde, ega ta palju paremaks ei läinud, ainult natukene paremaks. Ja siis vahepeal tehti nii koledat eesti keelt, et mina põgenesin, lihtsalt ei suutnud seda nagu välja kannatada. Et see oli nagu uus asi, et halba kirjandust me oleme palju näinud, aga halba eesti keelt, sellisel tasemel tõesti esimest korda.
et see oli nüüd täiesti uus level ja selle eest õnnitleme Kirjanike Liitu, kes on saavutanud midagi veel jõledamat, kui neil nagu tavaliselt välja tuleb. Tubli töö, võidate kindlasti Ukraina sõja, veel veidi pingutamist. Ja siis on see, et mida mina tahtsin, nagu ütleme, paar sihukest linki olen ka välja võtnud siin, et on see, et see kirjanik, et see Andrus Kivirähk, et tema sai mingi järjekordse mingi auhinna. Ja kindlasti sai auhinna. Kindlasti sai, aga millest nagu tema kirjutab, et mille peal nagu temal jõug on lasknud, on ja. No, et iseenesest on ta selle poolest nagu nutikas, et no, et pealkiri, et lollid on vesi Kivirähki veskile. Et no, kui lollidest nagu kirjutada, et no, siis nagu puudust ei ole. No ja siis soovime edu nii Kivirähale kui lollidele, et nende koostöö nagu edaspidi nagu sujub, üks kirjutab, teine loeb. Ei no tal on selliseid, ega seal, ütleme, mina võtan selle, et kuidas tema oli see rehepapp, mis tal see raamat oli ja kuidas seal oli, ütleme nagu sellest nagu siinsetest lollidest nagu ikkagi nagu kirjutatud, et siis ikka vaatad ja loed neid võrdlusmomente ikka üllatavalt palju. See on kirjutatud hästi. Kivirähk oli vanasti väga kirjanik, väga head lasteraamatud, eriti head olid novellid, niisugused lühiproosa, romaan nii ja naa. Esimese asjana mul tuli sealt näiteks tuli meelde kohe sedasi, et tuli seal mingi merilehma püüdmine, koju toomine. Võrdlusmoment on praegu nende samade meremihhalitega, meretuulikutega. Sa tahad need omale ka mingi kuldmüntega lüpsma panna ju. No jah, näed. Tahad koju tassida, aga nagu väga lihtne ei ole. Kulda ka ilmselt päris kõigile ei tule seal. Ei tule päris kõigile ta ei lüpsa. Võib-olla mõnele välisinvestorile lüpsab, eks ole, või korruptandile, kes siis on nagu selle maksumaksja rahale lähemal. Aga see, et seal mingi tavaline mingi külaga sellised opakad, et temad saaksid selle omale koju vedada ja siis seda panna omale kuldmüntega lüpsma, ei õnnest. Ei, see käi või selleks sa võid ikka vähemasti vallavanem olema või midagi sellist, et ka natuke talumistasu endale saada, et natukenegi jalad alla saaks, aga ei, tavaline tuhm see ja nagu ei jõua kaugele. Ei, seal on muid häid kohti ja ka sedasi ikka see mõisa tagant varastamist ja kui sa tegelikult... Seebi söömine. No jah, aga need on kõik ikkagi, ütleme sellised nagu vargusepisoodid on põhiliselt. Aga seep, mida söödi, oli ka varastatud, ega keegi kõigepealt varastati ja siis söödi. Sa ei tea, mida sa varastad, kuna mingi lõhn on hea ja... See oli hea, ega keegi ei kurtnud, et halb oleks olnud. Söödi. Söödi on ja. Katku vastu võitlemised ja täpselt samamoodi on ja. Et ega see oligi hea tegelikult, et kuna neid Aga mina tunnistan ausalt, mina ei ole Kivirähk enam viimase ajal lugenud, sellepärast, et tema sellised ajalehe väljaastumised on tülgastavad ja ei tekita huvi. Aga jah, vanad asjad tõesti väga head. Selles mõttes ikka loetagu klassikalist Kivirähka. Jah, just nimelt on ja. Ja siis otsiga võrdlusmomente nende tänapäeva lollidega. Lollide tüüp on seal palju ja nad tõesti on tõepärased. Mulle meeldis ka üks, kas see oli Lumememm või üks lollakas, kes luges naiste romaane ja kaotas mõistuse sellest. See oli väga hea tüüp. Naiste romaanide lugejatele väga soovitame lugeda Kivirähka. Lumememme kohtas jooniga alla rohelisega kõik, mis seal Lumememmest kirjutatud on. Õuna endal oli hea, see ropendas kogu aeg. Minu arust tema oli kõige targem tüüp kogu selles raamatus, teist oli ikka lollid. Ja alguses ta ei sallinud seal seda mõisa silma otsaski, aga siis oli pärast pakuti talle, kui Kupjaska oli mingi õnnetul kombel surma sai. Siis pakuti talle selle Kupja kohta, siis ta võttis kohe vastu. Mõistlik. Ja siis ütles seal sedasi nii ja unusta ära, et enam mõisa kohta ei ütle ühtegi paasa. Nii need asjad käivad. Et mina olen nüüd valitsuskoalitsiooni liige ja... Just. Toitumisahelas sees. Toiduahelas sees ja korras ka. Et unustage ära. Ja siis mul üks asi, mis on veel välja toodud, on see, et Sven Sildniku poolt kirjutatud uudistesse, et mõrva süüdistusega vanglas kohtu otsast ootav punaterrorist sai maineka Saksa kunstiauhinna. Jah, see oli selline lugu, et on selline terroristide rühmitus mingisugune, kes siis teevad oma terrorit niimoodi, et uurivad välja, et kas mõni inimene on konservatiivsem kui teised. Siis püüavad kinni ja peksavad haamrite või kurikatega, nagu põhimõtteliselt, ma ei tea, kas ära tapavad, aga kohtunik ütles, et nii oleks võinud ära tappa, et see just selle nagu Tibi kaasus oli. Ja Tibistus vangis, kunstituudeng oli
mingit kunstida, ma ei tea, kas ta oli teinud või ei olnud teinud, võib-olla ilmselt oli. No me ei tea, tudeng võib teha, võib-olla ei pea tegema. Aga ta oli saanud süüdistuse jah, siis nagu mõrva küsimuses ja tema kaasosalised, need teised terroristid, mingi haamrijõuguks nimetati, tagusid haamritega siis pähe. Ungaris muide käisid, osa istuvad Ungaris vangis, vähemalt üks. Et leidsid Ungaris konservatiivi, aga Ungaris ei ole ju raske konservatiivi leida. Kus me sellega neid konservatiive enam saame, läheme Ungaris, saame selle haamriga molli. Läksid sinna, püüti kinni, istuvad vangis, vähemalt üks. Ja siis mitu tükki ja nende pealik saadi ka nüüd lõpuks kätte. Ja siis sellele terroristi tibile andsid siis mingisugused, see on jah nagu tudengite kõige nagu kõvem auhind, noorte kunstnike auhind siis selline ja selle siis sai see terrorist, kes istub vangis mõrvasüüdistusega. Selline kultuurielu. Et paistab, et need uuringud, mis näitavad, et kultuuriraha Euroopas kanditakse ikkagi ainult poliitilisse agitatsiooni on õiged ja mitte ainult agitatsiooni, vaid ka reaalsesse vägivalda, poliitilisse vägivalda, et kunstirahaga mitte ainult ei rahastata agitatsiooni, propagandat ja valesid, vaid ka inimeste tapmist. Et me oleme nii kaugele jõudnud Euroopas oma kultuuriraha külvamisega, et see on jõudnud terroristidena, see on päris tõsine asi. Et selles mõttes me oleme oma selle kultuurirubliigiga jõudnud tegelikult genotsiidini välja ka kultuuri, nagu sellises valdkonnas. Midagi ei ole teha, üks asi viib teiseni. Kommunism viib ära tapmiseni, isegi siis, kui inimesed üritavad kunstida, ikka lõpuks lüüakse kellelegi haamriga pähe. Nii see neil seal kommunistidel käib. Ega siis ongi, ega tänas saates nagu midagi rohkem nagu lisada väga ei olegi. Sellele on tõesti raske midagi lisada, kui inimesed haamritega asju ajavad, siis tõesti, see on ju kultuur. Nii, et aga selle rõõmsa tõdemusega siis jätame hüvasti, mis hüvasti, kohtumiseni, sellepärast, et võib-olla läheb haamer mööda, ega me ei tea. Aga nii väga profit ka ei ole, et näeme jälle. Näeme jälle, kohtumiseni.